Sofia, mis sa teed? Pesen hambaid. Sa ju pesid hambaid mõni tund tagasi. Jah, aga ma lähen nüüd magama. Kell 1 päeval. Jah, ma tahan näha, kui uus aasta tuleb. Kärt ütles, et siis tuleb natuke magada enne, sest muidu me ei jõua olla üleval nii kaua. Jah, aga ma ei öelnud, et hambaid peab pesema. Selge. Noh, aga siis voodisse magama. Eva, palun, ärata meid ikka üles enne ilutulestikku. Mina küll ei tahaks alles järgmine aasta ärgata. No vaevalt küll. Kell on alles 1 päeval. Ma lähen panen prae ahju nüüd. Magage hästi. Hea tund. Hea teed. Veel ei ole öö, Sofia. Mis siis mängult on? Mis sa teed, Kärt? Ma loen natuke ühte juturaamatut, mis ma jõuludeks sain. Loe kõva häälega. Ah, ma ei viitsi. Ma jään kohe varsti magama. Mina ka. Kui ma viimaks ärkasin, oli õues juba pime ja lund sadas. Ärkasid juba üles? Jah, kus Sofia on? Elutoas. Me lähme kohe varsti sauna. Sofia, me lähme kohe sauna. Ma loen raamatut. Sa ei oska ju lugeda. Mis siis? Tule nüüd sauna. Vanal aastal tuleb ikka kõik mustus maha pesta. Leeli ruumis oli päris kuum, suisa 80 kraadi. Me Sofiaga istusime kõige madalamal pingil. Seal sai vähemalt natukene hingata. Peale sauna võttis ema ahjust prae välja. Mina ei jõua rohkem süüa. Enam ei mahu. Siis varsti oligi aeg riidesse panna ja keskväljakule minna, sest südaööl algas seal ilutulestik. Ema, me lähme Sofiaga juba õue. Me ootame postkasti juures. Aga me saime vaevalt uksest välja, kui Sofia hakkas pauke kartsma ja nutma. Me pidi isa temaga koju jääma, aga Sofia tahtis ikkagi aknast ilutulestikku vaadata. Täpselt keskööl lasti punaseid, kollaseid, siniseid saluute taevasse. Vaata, kui ilus. Jah. Ei ole ju hirmus. Natuke oli siis, kui käis pauh, 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 viu. Peale ilutulestikku soovisime head uut aastat ja tervitasime ka oma tuttavaid. Isegi Adele oli oma ema ja väikevennaga seal. Adele vend küll magas vankris ja jäi kogu tulevärgist ilma. Head uut aastat! Head uut aastat, Kärt! Vaata, veel lastakse rakette.